Armsad sõbrad, rahvasuu ütleb, et ega 2/3 jää. Ja nii ongi juhtunud, et kui ülemöödunud korral ma nimetasin, et on mõned piibliraamatud, mida inimesed pisut pelgavad, nende hulgas näiteks Jaakobuse kiri ja ilmutusraamat ja kiri heebrealastele, siis nüüd olemegi jõudnud pärast Jaakobuse kirja lugemist ja ilmutusraamatu lugemist Heebrea kirja juurde. Me kuuleme täna ühte lõiku selle kirja 4. peatükist. Meie kiriku kalendris on antud pühapäevaseks epistliks mõned valitud salmid, aga mina loen pikema terviku ja soovitan seda teha kõikidel, et selle kirjalõigu mõttest paremini aru saada. Me ei tea täpselt, kes on Heebrea kirja autor. Ühe traditsiooni järgi peetakse selleks apostel Paulust, aga on ka teisi arvamusi. Nii et mina eelistangi ütelda Heebrea kirja autor või siis lihtsalt apostel, keegi apostlitest, keegi Jumala sõna kuulutajatest, kes ütleb siin selle kirja 4. peatükis nõnda. Kartkem siis, et vahest keegi teie seast ei paista olevat maha jäänud ajal, mil tõotus astuda tema hingamisse on ometi veel alles. Sest meile on kuulutatud rõõmusõnumit, nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõna ei olnud neile tuluks, sest et see koos usuga ei imbunud kuulajaisse. Meie, kes oleme uskunud, astume aga hingamisse, millest ta on öelnud, nii ma vandusin oma vihas, ei minu hingamise sisse nemad astu. Kuigi Jumala teod olid sündinud juba maailma rajamisest peale, kuskil on ju öeldud 7. päevast nõnda, ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Siin aga ei minu hingamisse sisse nemad astu. Nii jääb nüüd alles võimalus, et mõned astuvad sinna sisse. Ja et need, kellele rõõmusõnumit esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse astunud oma sõnakuulmatuse pärast, siis ta määrab jälle ühe päeva tänaseks päevaks. Kui ta nii pika aja pärast Taaveti kaudu ütleb, nõnda kui eespool osundatud. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge minge põikpäiseks, sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast. Tähendab, Jumala rahva hingamisaeg on alles ees, sest kes astub tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, otse kui Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad astuma tollesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul. Sest Jumala sõna on elus ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta jaotab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on meelemõlgutuste ja mõtiskluste arvustaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, kellele meil tuleb anda aru. Ma lugesin selle kirjalõigu 1989. aastal ilmunud Uue Testamendi tõlkest, mille olulise osa või kõige suurema osa tegi õpetaja Toomas Paul, kes hiljuti ajast igavikku kutsuti. Aga see, et ma valisin täna lugeda just siit sellest tõlkest, ei ole mitte ainult austusavaldus Toomas Paulile, vaid see on ka minu hinnangul täpsem ja parem tõlge originaalist, kui meie teised viimased piibli tõlked meile annavad. Nii et kellel on see 1989. aasta Uus Testament olemas, soovitan selle ikka aeg-ajalt välja võtta
ja võrrelda seda teiste tõlgetega, sest et kuigi selle sõna kasutus võib teinekord tunduda pisut ootamatuna või harjumatuna, on ta sageli üsna õnnestunud ja originaalile lähedal. Tõsi, ma ütlen siia juurde kohe nii palju, et minu arvates originaalile kõige lähemal Vana Testamendi osas heebreakeelsele ja Uue Testamendi osas kreekakeelsele originaalile on hoopis 1739. aasta piiblitõlge. Aga see on mõnes mõttes üsna raske lugemine, kuna eesti keel on vahepeal päris palju muutunud. Aga ärme jääme tõlke juurde praegu kinni, sest et tegelikult on see lõik millestki muust, mitte ühest keelest teise tõlkimisest ja see on väga oluline. Et seda mõista, selleks me peame kõigepealt aru saama, kellest apostel siin kõneleb ja kellele ta kõneleb. Ma alustan viimasest. Heebrea kirja esmased lugejad või adressaadid olid tõenäoliselt esimese sajandi, ma pakun 50. 60. aastate kristlased, kes elasid juba teatava tagakiusamise oludes. Võib-olla ka veidi hiljem, võib-olla esimese sajandi 70. aastatel. Igal juhul nad olid juba kogenud tagakiusu. Nad olid juba näinud seda, et nii nende oma rahvas, Iisrael või juudid, on nad endi keskelt välja heitnud oma kogudustest. Nad nägid aga ka seda, kuidas muu ümbritsev maailm suhtub neisse kahtlustavalt ja tihtipeale vaenuga. Ja sellepärast oli see kogudus või olid need esimesed kristlased üsna keerulises, raskes olukorras, kitsikuses ja ahistuses ja seda mitte ainult väliselt, vaid ka seesmiselt. Sest et neil võis olla teatav kiusatus minna selle maailmaga kompromissile, öelda, et ega nii väga tõsiselt ei maksa ka kogu seda asja võtta, katsume kuidagi hakkama saada, miks me peaksime võtma enda peale kannatused ja tagakiusamise, ehk saab ka kuidagi teisiti. Ma ei ütle, et nad oleksid otseselt ajavaimuga kompromissile läinud, aga ma just arvan, et selline teatav nõtruse hoog või nõtruse tunne võis neis siiski olla, et ei tea, kas me ikka suudame, kas me ikka jaksame vastu panna. Võib-olla tasuks natukene järele anda, natuke vähem radikaalne olla, natukene pehmem olla ja mitte minna vastuollu meid ümbritseva maailma arusaamade ja uskumustega. Nagu öeldud, mitte otseselt kompromissile, aga ka mitte vastuollu. Nii et see kogudus oli kindlasti mitte kavatsuslikult Jumalast taganemas, küll aga pisut ära hirmutatud ja võib-olla oli nende hulgas ka neid, kes lihtsalt otsisid teatavat mugavust. Ja sellepärast me leiame siit Heebrea kirjast ka mõned väga karmid lõigud, kus tõsiselt hoiatatakse, öeldakse, et kui te olete kord tulnud usule Kristusesse ja temast nüüd taganete, talle selja pöörate, temast lahti ütlete, siis te kaotate kõik, siis ei jää enam mitte midagi, mingit uut ohvrit, mingit uut lunastust olla ei saa. Nii et olge väga tähelepanelikud, olge ettevaatlikud. Ja sellepärast ta toob ka selle näite või võrdpildi, millest me kuulsime tänases kirja lugemises. Ja siin me nüüd jõuame selle kohani, kus on vaja öelda, et kellest apostel siin kõneleb. Muidugi ta kõneleb Iisraeli rahvast, kelle Jumal viis Moosese juhtimisel välja Egiptuse orjapõlvest, selleks, et juhtida see oma valitud ja kutsutud rahvas tõotatud maale, Kaanani maale või Iisraeli maale, tänasele Iisraeli maale, mis otse kui voolab piima ja mett,
mis on üsna külluslik, juhul kui selle eest hästi hoolitsetakse. Aga see rahvas paraku seal kõrbe rännakul väsis ja nõrkes, ka teda tabas selline nõrkuse hoog või tunne, et ei tea, kas me saame ikka hakkama. Kas ei oleks parem minna tagasi sinna, kust me tulime. Meil oli seal Egiptuses küll raske orjapõli, aga vähemalt me saime oma kõhud täis süüa. Nüüd me hulgume siin kõrbes, meil pole korralikku toitu, meil pole tihtipeale midagi juua, me ei tea, kuhu me läheme, meid ründavad maod ja skorpionid ja meie ees on võõrad rahvad, kes tunduvad meile nii suured ja tugevad ja vägevad olevat. Nii see Iisraeli rahvas seal kõrbes kõhkles ja kahtles ja nurises ja hakkas lausa mitte ainult Moosesele, vaid koguni Jumalale endale vastu. Ja selle eest pidi ta võtma vastu ka karistuse või tagajärjed. Kuna see rahvas ei olnud valmis minema sellele tõotatud maale, mille Jumal tahtis talle kinkida, siis tuli välja, et nad ei olegi selle väärilised. Enamus neist, kes Egiptusest välja rändasid, surid sealsamas kõrbes nende 40 aasta jooksul. Alles uus põlvkond võis minna tõotatud maale. Ja see tõotatud maa ongi siis see, mille kohta siin apostel kasutab 95. psalmi eeskujul sõna hingamine. See sõna hingamine on üks ütlemata hea sõna. Vähemalt mina mäletan oma lapsepõlvest peale, kuidas mu vanavanemad ikka aeg-ajalt tööhoos ütlesid, et tõmbame nüüd veidi hinge tagasi. Hingame nüüd natuke, puhkame nüüd natuke. Ja eriti hea oli see hingamine muidugi siis, kui töö oli lõpule viidud, kui see oli valmis saanud, kui sa päeva lõpul, õhtul võid istuda, nii nagu näiteks meil seal maakodus, kus me tihtipeale olime, välja trepi peale, vaadata enda ees laiuvat muruplatsi ja taamal olevat metsa ja ilusat taevast ja linde pääsukesi madalalt lendamas ja siis seal istudes hingata. Sisse hingata ja välja hingata, tõesti hinge tagasi tõmmata, nii nagu mu vanavanemad ütlesid, hingata, hingamise aeg. Me teame ju ka, et on olemas selline päev nagu hingamispäev. Me hingame iga päev, me hingame kogu aeg, aga selle hingamise puhul mõeldakse just nimelt seda õnnist rahu, seda õnnist puhkust, seda teadmist, et nüüd ometi sa saad rahu, sa saad puhata, sa saad hinge tagasi tõmmata, sa ei pea muretsema, sa ei pea vaeva nägema, eriti siis, kui su töö on tehtud või kui keegi teine on su töö sinu eest ära teinud. Selle juurde ma tahan tulla natukese aja pärast tagasi. See on siis see hingamine. Sellest sõnast, mida siin kreeka keeles kasutatakse, on tulnud ka eesti keelde sõna paus, pausi pidama. Jah, just nimelt see on selline pausi pidamine. Jah, sa tead, et küllap sa varsti pead jälle tõusma ja edasi minema või edasi rügama, aga praegu on sul võimalik hingata. Ja muidugi see hingamine, mida Jumal tõotab, on igavene. Igavene elu. See ei ole mitte igav elu, ma olen seda teile varem öelnud. See on külluslik, täiuslik, täielik elu, aga see on võrreldav just nimelt selle hingamisega, sellega, mida me tunneme siis, kui kõik on tehtud ja kõik on hästi. Niisugune laupäeva õhtu rahu. Kujutage ette, tööd on tehtud, te lähete, käite mõnusas leili saunas ja siis te tulete välja ja istute kuhugi terrassile, võtate endale külma kalja kõrvale ja hingate seal. See on võrdpilt selle kohta, mida Jumal meile tõotab. Muidugi me ei pea seda samastama mitte selliste maiste naudingutega, nagu me neid praegu tunneme või nagu inimesed tihtipeale taga ajavad ja mis inimesi tihtipeale hoopis rikuvad ja tülgastavad, vaid see, mida Jumal meile tõotab, on tõesti külluslik ja
imeline ja igas mõttes hea. Ja just sellise hingamisega võrdles Jumal Vanatestamendi päevil ka seda tõotatud maad, kuhu ta tahtis oma rahva pärast ränka orjapõlve viia. Aga see rahvas ei olnud selleks valmis. Miks nad ei olnud selleks valmis? Nad küll kuulsid Jumala sõna, nad kuulsid Jumala tõotusi, aga midagi oli puudu. Ja siin selles 1989. aasta Uue Testamendi tõlkes öeldakse väga ilusti, et see kuuldud sõna ei olnud neile tuluks, võiksime öelda ka sellest ei olnud neil kasu, sest et see koos usuga ei imbunud kuulajaisse. Koos usuga. Kreeka keeles tarvitatakse siin sellist sõna, mis tähendab kokku segama. Et see kuulmine, see sõna kuulmine, Jumala tõotustest osa saamine peab segunema usuga, saama üheks usuga, nii et neid kahte ei ole võimalik enam teineteisest lahutada. Mis see usk on? Usk ei ole mitte ainult tõekspidamine, vaid enne kõike on usk piibellikus tähenduses usaldus. Sa kuuled Jumala sõna, sa kuuled Jumala tõotust ja sa usaldad seda. Sa usud seda, sa paned oma lootuse, oma usalduse Jumala peale. Sa tead, et kui sa annad ennast tema kätte, kui sa lased temal ennast juhtida, siis läheb kõik hästi. Kui sa oled tema käes ja kui tema ütleb, et ma viin su sinna tõotatud maale ja see on sulle hea, ma viin su sinna hingamisse ja see on parim, mis võib sulle osaks saada, siis sa lased sellel sündida. Mitte ei lase ennast ükskõik millel ära hirmutada, kompromissile ajada, tagasi endisesse ellu pöörduma, panna nii nagu Iisraeli rahvas tahtis pöörduda tagasi Egiptuse orjapõlve ja nii nagu võib-olla ka need Heebrea kirja esimesed lugejad, esimesed adressaadid mõtlesid, et võtame õige veidi vaiksemalt, veidi rahulikumalt. Me ei pea seda usuasja nii kõvasti siin ajama, katsume kuidagi hakkama saada, me ei pea ju nii väga teistest inimestest erinema. Tõsiasi on, et me peame. Tõsiasi on see, et meil ei ole muud võimalust. Me ei saa elada Jumala lastena selle langenud maailma reeglite järgi ega selle sarnaselt. Me peamegi elama teistmoodi. Me peame elama usus Jumalasse ja tema tõotustesse, neid usaldades. Ja selle juures me peame ka julgema teha valikuid ja asju, mis võivad tunduda siin selles maailmas kas ohtlikud või naiivsed, rumalad, no kes see siis nii ikka. Elada peab oskama ja kõik need muud ütlemised, jah, elada peab oskama, nii nagu on õige ja hea, mitte kavaldades, mitte kõikvõimalikke trikke tehes, rääkimata kurja tegemisest, vaid siiras usus, usalduses, lootuses ja armastuses, isegi siis, kui tundub, et meie poolt tehtud hea ja õigete tegude peale vastatakse hoopis vastupidisega. Mis siis? Täna, kui ma seda mõtisklust salvestan, on ühe ka esimese sajandi või esimese teise sajandi pühaku mälestuspäev, see on püha Apollinaaris. Ja tema oli üks mees, kes tuli koos püha Peetrusega Itaaliasse, Rooma, ja Peetrus määras ja pühitses ta Ravenna esimeseks piiskopiks. Nii see Apollinaaris siis sinna Ravennasse läks ja kuulutas seal evangeeliumi ja tegi seal väga palju häid tegusid. Aga see ei meeldinud paljudele inimestele. See ei meeldinud nendele, kes olid võimul, neile ei meeldinud tema sõnum ja neile ei meeldinud ka see, et ta oma sõnumit nende heade tegudega kinnitas. See tähendab, mida rohkem head püha Apollinaaris tegi, seda vihasemaks läksid tema vastased, kuni nad ta viimaks kinni võtsid ja teda peksid ja piinasid ja ta pagendusse saatsid. Ja kui ta siis hiljem tagasi tuli veel, peksid, kuni ta lõpuks saadud haavadesse märtrina suri. Ta tegi seda, mis oli hea ja õige ja ta tegigi õigesti, mis sest, et siin selles maailmas oli tema tasu selline, nagu oli. Aga me võime uskuda, et tema on üks nendest,
kes on läinud sisse sinna Jumala hingamisse, sinna igavesele rõõmupeole, kus me loodame kord olla ja kus me loodame kord tõeliselt hinge tagasi tõmmata. Aga apostel manitseb siin üsna tõsiselt, kartkem siis, et vahest keegi teie seast ei paista olevat maha jäänud, ajal, mil tõotus astuda tema hingamisse on ometi veel alles. Otsetõlge oleks, on veel lahti, on veel avatud. Kui kaua see avatud on, seda me ei tea, seda teab Jumal. See on avatud täpselt nii kauaks, kui Jumal heaks arvab. Aga ühel hetkel paneb ta selle ukse kinni. Ja küll on hea, kui me siis oleme seespool, mitte väljaspool, mitte nende hulgas, kes koputavad ja ütlevad, issand, eks me ole teinud seda ja teist, aga issand ütleb, ma ei tunne teid, te ülekohtu tegijad. Need on tõsised asjad. Me peame praegu mõtlema selle peale, kuidas me usus ennast Jumala kätte anname ja tema kutsele järgneme. Usus, mis saab avalikuks armastuse tegude kaudu, sest et ilma nendeta on usk surnud. Me kuulsime siit veel ühte sellist lauset, kus öeldakse, et mitte Joosua ei viinud Jumala rahvast sinna hingamisse, vaid see hingamisse jõudmine tuleb millalgi hiljem. Sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud, Jumal siis, pärast seda ühest teisest päevast. Tähendab, Jumala rahva hingamisaeg on alles ees. Mida apostel siin silmas peab, on see, et Joosua juhtimisel, Joosua oli Moosese abiline, tema sulane ja tema ametijärglane. Joosua juhtimisel Iisraeli rahvasse uus vabaduses sündinud põlvkond ju ometi jõudis sinna tõotatud maale. Aga nemadki ei leidnud seda hingamist, mis neile oli tõotatud. Miks? Sest et paraku jätkasid nad samamoodi, nagu olid elanud ja toiminud nende vanemad. Ka nemad nurisesid, hakkasid Jumalale vastu, olid talle truudusetud ja me teame, milline see püha maa ajalugu on. See maa on püha, sellepärast et Jumal on selle valinud, sellepärast et Jumala poeg sai seal inimeseks. Aga inimeste pärast, isegi selle valitud rahva poolest me ei saa seda maad ega selle ajalugu sugugi pühaks nimetada. See on olnud lakkamatu languse ja Jumalast taganemise aeg. See on olnud sõnakuulmatuse ja põikpäise uskmatuse aeg. Nad ei ole uskunud. Jumala tõotused ei ole usuga üheks saanud ja nendesse sügavalt sisse imbunud. See on hoiatav pilt, millest apostel siin räägib. See on hoiatuseks meile. Jumal ei võta oma tõotusi tagasi. Jumal ei tee oma sõna tühjaks. Jumala rahva truudusetus ei pannud Jumalat oma rahvale truudust murdma. Ja mitte ainult sellele valitud Iisraeli rahvale, vaid kogu inimkonnale, kellele ta ju kohe peale patulangust andis tõotus, et kord tuleb see naise seeme, kes purustab saatana selle vana mao pea. Tema on see, kes viib meid hingamisse, kes on teinud kõik selleks, et meie patud oleksid andeks antud, et meie süü oleks kustutatud ja ka selleks, et meist taastada usaldus Jumala vastu. Kui me vaatame tema peale, kui me vaatame Kristuse risti peale, selle peale, mida Jumala poeg on meie pärast kannatanud, enda peale võtnud, kuidas me saaksime siis veel kahelda Jumala armastuses ja hoolitsuses? Kuidas me saaksime siis veel mitte usaldada ennast täielikult tema kätte, mitte uskuda temasse selles mõttes, nagu Piibel Jumalasse uskumist mõistab? Kõik on tehtud. Meid on kutsutud, meile on see tõotus antud. Me võime minna hingamisse, kui me ainult haarame sellest tõotusest kinni ja kui me järgneme sellele.
Olgem siis agarad astuma tollesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõna kuulmatuse eeskujul. See olgem agarad me võiksime tõlkida ka tõtakem siis. Uks on lahti. Tõtakem tema juurde, kes on teinud kõik meie heaks. Me võime tema juures hingata kõigest, hingata oma tegudest. Siin on see, mille juurde ma lubasin ennist tagasi tulla. Me ei saa õndsaks mitte oma tegude läbi, mitte oma teenete varal. Meie eest on kõik tehtud. Jumal on Jeesuses Kristuses teinud kõik meie heaks. Tema hingab oma tegudest ja meie võime ka hingata oma tegudest. Me ei pea enam nende peale toetuma. Me võime toetuda täielikult Jumala armu tegudele, Jumala armule, halastusele ja armastusele. Selle poole tõtata, sellest kinni haarata, teades, et kõik on meie heaks tehtud. See kirjalõik lõpeb ühe üsna tuntud või õigemini kahe üsna tuntud salmiga, mis räägib Jumala sõnast. Jumala sõna on elus ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta jaotab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on meelemõlgutuste ja mõtiskluste arvustaja ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alast ja paljastatud tema silma ees, kellele meil tuleb aru anda. Neid salme võib mõista kahel viisil. Üks on nii, nagu neid tavaliselt mõistetakse ja nagu tuleb esile ka siit sellest tõlkest, selle lõpust, kellele meil tuleb anda aru. Nimelt me võime selle Jumala sõna all mõelda ja see on väga õige, kui me mõtleme selle all Jumala kõneldud ja kirja pandud sõna, mis tõepoolest toob esile kõik selle, mis on meie sees ja muidugi kõneleb meile ka Jumalast ja tema tahtest ja tema armust. Aga eeskätt siis, kui seda kohta tõlgendatakse nii, mõeldakse selle peale, kuidas see Jumala sõna toob esile kõik selle, mis on meie sees ja meil tuleb Jumalale aru anda. Ja selles mõttes ei ole midagi valet, see on tõsi, me peame astuma Jumala kohtujärje ette, me peame talle aru andma ja Jumala sõna on üks paremaid vahendeid, paremaid peegleid, mille alusel me saame oma elu hinnata. Aga see ei ole kõik, see ei ole ainus viis neid salme tõlgendada, vaid palju olulisem viis on mõelda selle peale, et kui me räägime Jumala sõnast, siis me ei räägi mitte ainult kõneldud ja kirjutatud sõnast, vaid me räägime ka temast, kes sai inimeseks, kelle kohta Pühakiri ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja sõna sai lihaks ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Tema on see Jumala lihaks saanud sõna Jeesus Kristus, Jumala poeg, kes on saanud tõeliseks inimeseks ja tema teeb kõik selgeks. Tõepoolest teeb selgeks selle, kes oleme meie, milline on meie olukord Jumala ees, aga ka millised on meie väljavaated, millised on meie võimalused, milline on meie tuleviku perspektiiv. Kui me jääme nendeks, kes me oleme ja kui me jääme lootma iseendale, siis me hukkume, sest et paratamatult me käime hukatuse teed. Aga kui me paneme oma lootused temale, kui me laseme tema enda ellu, kui me võtame ta vastu, kui me saame seda tehes Jumala lasteks neile, kes ta vastu võtsid, öeldakse Johannese evangeeliumi alguses, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Me usume, me usaldame ennast tema kätte, tema on see sõna, kes teeb kõik selgeks, aga kes teeb ka kõik uueks, ta on Jumala loov sõna, me võiksime öelda. Nii nagu esimese loomise ajal Jumal tegi valmis kõik maa ja taevad, kogu kosmose ja hingas 7. päeval, nagu öeldakse, nüüd on ta viinud lõpule selle uue loomise töö, lunastuse töö. Meie võime hingata oma tegudest, sest tema on kõik teinud oma sõna läbi, oma lihaks saanud sõna läbi, Jeesuse Kristuse läbi, kes on andnud ennast meie eest. Ja kahtlemata meil tuleb talle aru anda, aga seda salmi siin, selle salmi lõiku võiks tõlkida ka teisiti ja kui me sõna-sõnalt tõlgiksime, siis see olekski teistmoodi, siis tuleks öelda, et
kellest on meie sõna, kellest meie räägime. Vaadake, apostel ei kuuluta siin, kuigi ta räägib siin karme sõnu ja ütleb, et kartkem, siis ta ei kuuluta siin mitte kohut, vaid ta kuulutab andeksandmist, ta kuulutab armu, ta ei kuuluta mitte hukatust, vaid ta kuulutab hingamist. Ja see hingamine on selles sõnas. Temast on meie sõna, tema on meie ainus lootus. Ja nagu ma ennist juba ütlesin, kui me vaatame tema peale, kui me mõtleme tema risti surmale, kui me vaatame tema ristile, tema ennast andvale ohvrile, siis ei saa meil olla enam mingit võimalust teda mitte usaldada, temasse mitte uskuda, teada, et tema kutse on selline, mida tasub järgida, et ta ei peta meid, ta ei reeda meid, ta ei ole meile kunagi truudusetu, ta ei jäta meid maha. Jah, on palju inimesi, kes on tema maha jätnud, talle selja pööranud, kas hirmu tõttu või mugavuse tõttu, erinevatel põhjustel. Aga tema seda ei tee. Tema peale me võime alati loota, tema poole me võime alati sirutuda, teades, et ta võtab meid vastu ja ta viib meid sinna hingamisse. Ma loen nüüd veel lõpetuseks paar salmi siit samast, selle Hebra kirja 4. peatüki lõpust, selle peatüki lõpusalmid, mis näitavad meile, kui imeline on see lootus, mille Jumal on meile oma pojas, oma inimeseks lihaks saanud sõnas Jeesuses Kristuses kinkinud. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõtrusele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud otse kui meie ja ometi ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja abiks armu leiaksime parajal ajal. See peatükk algas sõnadega kartkem siis, aga see lõpeb sõnadega läki siis julgusega. Läki siis julgusega armu aujärje ette.